No autoralli ei ole lihtsalt see, et sõidetakse punktist A punkti B, see on ka see, et mehed, kes seal masinas on, peavad üht-teist oskama ja näiteks kõige lihtsam asi on rehvivahetus, kus siis praegu Urmo Aave ja Silver Kütt ka harjutavad seda siin Red Gray meeskonna ruumides, sellepärast et see on oluline, kui rehvi ka midagi juhtub teel, siis on võimalik see ära vahetada ja kiiresti ikkagi kaotatud sekundit tasa teha. Eesti rallid pole õnneks nii julmalt selles osas, et teekatte rehve lõhuks. Meie rallid on sellised sprintrallid. Kahjuks aga selliseid olukordi tuleb ette erinevatel MM-rallidel. Vähem teatakse seda, et meil on olemas oma maailma tasemel rallimeeskond Red Gray, kes siis pakub teenust vajadusel kogu maailmas. Tekitame võimekust vastavalt sellele, kui palju meil siis kas kliente või siis noorsportlasi on, et keda me siis nagu vastavalt siis kas kohalikel või MM-rallidel nagu teenindame. Et hetkel siin Rally Estonial me teenindame 4 autot ja siis selle kõige peale siis kulub seal, või mitte kulub, vaid on 20 mehaanikut. Ütleme nii, et 4 veoautot, varuosad ja logistika ja siis nagu setupi tarvis. Ja siis veel pluss igasugused väiksemad ja kiiremad mobiilsemad sõiduvahendid. Aga nüüd juba selle sama rattavahetuse juurde. Kogenud rallipaar on selle selgeks endale juba ammu teinud, kus on varurehv ja tungraud. Nüüd tuleb koostööd lihvida. Olukorda autos tuleb tekitada just selline nagu võistlustel. Kõik turvarihmad pannakse korralikult kinni. Tähelepanu, valmis olla. Rehv läks. Kui 2 minutit täis saab, siis tuleb tagant auto ja tolmu ka natukene. Siis... Sest et ega keegi ju ralli ajal seda intervalli ju ei peata. Kõik on ju, käib ju kiiruskatse ajal. Just, absoluutselt. Näed siin, esimese hooga ütleks, et mehed oleks seda nagu juba ennem teinud. Praegu toimus vahetus. On ju ikkagi oluline, kes kuidas ja mida teeb. Need operatsioonid on paika pandud. Tegelikult ütleme nii, et on olemas mingisugune arusaamine, et kuidas asjad käivad. Eks siis igal meeskonnal on oma järg, oma kord, oma süsteem. Me lihtsalt tutvustasime neile oma mõtet, kuidas meie tavaliselt oma juhte õpetame või ütleme, milline meie rutiin on. Eks see tegelikult ta on kindlasti nagu 10 kordi kiirem kui tavaauto rehvi vahetus, aga ikkagi nõuab nagu mingisugust eelnevat treeningut ja vilumust nagu. Kui palju üldse sõitjale tuleb selgeks teha, kui ta läheb rallile, et tegelikult mingisugused tööd tuleb koha peale ära teha, nagu kas või see rehvi vahetus, on ju tegelikult veel selliseid töid, mida peab, kui vaja on kohata? No eks siin erinevad meistritiitlid ja elu on näidanud, et mida paremini seda autot tunned ja mida parem mehaanik sa oled, seda parem on lõpuks su tulemus kõigest sellest, et eks siin nüansse on väga palju ja kui ikkagi sõitja saab aru, millest nagu kogu see asi koosneb, siis see kindlasti on väga suureks abiks. Ja ideaalolukorras võib-olla ei ole see väga oluline, aga et kui sa nagu kui sõita nagu MM-rallisid, kus on sul peaaegu 4 võistluspäeva, siis ikkagi on hea, kui on selle aja jooksul päris kindlasti midagi juhtub. Me väga tihti näeme, et auto tuleb kiiruskatselt ära, rehv on juba tükk aega puruks olnud, kas on lihtsalt selleks, et ma kindlasti tulen lõpuni, ei ole hakanud vahetama või on teinekord juhused ette, et juht üldse ei tunne, sest tegelikult seda ju tuntakse. Jah, see tegelikult ütleb nii, et ongi väga nagu arvutuslik, oleneb kui kiire ralli on, mis tüüpi teed on, et seda tegelikult see on kaardilugeja töö nagu arvestada, et kas vahetatakse rehv katse peal, kas vahetatakse lõpus, kas sõidetakse lõpuni või mis see otsus on. Palju see aeg seal siis tuli? 2:46:51 just, kuidas tundub? No Urmo kohta ei tahaks öelda, aga algaja kohta päris hästi tehtud. Kahjuks Urmo ei ole enam mingi algaja. Urmo ei ole algaja kindlasti, et no mis aja kohta ütled? No ma Saaremaal vahetasin 7 minutit, ma ei saanud tagaratast välja, nii et sellest Saaremaga võrreldes on hästi. Kunagi Suzukiga sõites ma olen 1:15 vahetanud. Treeninguga saadakse kogemust, teinekord on juba parem. 2:15 aeg läks küll 30 sekundit kuskil paremaks, aga kas on see hästi? Ma arvan, et meie vanuses veel 30 sekki minna, et kui ma saaks 30 sekki veel paremaks, kui trenni ajal, siis oleks juba hästi. Ja mis siit see praegu puudu jääb? Ei leia kõik asju täpselt üles või mis küsimus on? Ma arvan, et saada see koostöö klappima, kes mida teeb ja mis aja hetkel,
et me ei jääks teineteise taha ootama, vaid kogu aeg mingi tegevus käiks, et kas ratast tagasi, ratas alt ära, tung üles, kõik peaks olema kuidagi hästi jaotatud. Kolmandal korral oli tulemus juba alla 2 minuti, seega areng silmnähtav. Nädalavahetusel startiv Rally Estonia peab näitama, kas rehvi vahetuste rajal on vaja teha.